Vaata, kui uhke, kui sinna taha ehitatakse praegu Tartu esimene jalgpallihall. Kõva värk oleks. Head sõbrad, mina olen Kalle ja see on 5 kilomeetrit Tammeka värava eest. Kampaania on käimas, mille põhiline mõte ja sisu on see, et mina, Kalle Paas, olen soostunud jooksma 5 kilomeetrit iga värava eest, mida Tammeka esindusmeeskond sel hooajal meistriliigas veel lööb siis. Aga enne seda, kui avame pidulikult sellise tseremoniaalsportliku sooritusega nii-öelda jooksuarve ja teeme esimesed pidulikud 100 meetrit, mis lähevad jooksukontosse, mida siis omakorda saab Tammeka oma väravatega nii-öelda edasi arendada. Enne seda mul hea meel rääkida juttu Veiko Sooga. Veiko on Tammeka tegevjuht ja kõige õigem inimene, kelle käest küsida, et mis toimub siin staadionil? Vaatajatele ka, et me ei ole praegu Tartu nii-öelda põhiareenil ehk Tamme staadionil, vaid hoopis kus kohas? Põllu tänava staadionil, mis kuulub siis Tartu Kutsariskeskusele ja Tartu linnale. Toimumus on hetkel esindusmeeskonna mänguline treening, kus siis treenerid annavad viimast lihvi enne homset telemängu, mis Floraga veetakse, et arvestades, et me viimased 5 vooru järjest pole punkte napsanud, siis homme oleks väga punkte vaja. Rohkem kui Floral, ma arvan. Punkte oleks kindlasti vaja, et selleks, et punkte saada, ei pea iseenesest väravaid lööma, aga kui te lööte, on veelgi uhkem ja kui te lööte väravaid, siis hakkan ka mina jooksma. Aga milline on meeskonna seis enne seda mängu, et Flora on hirmkõva vastane, Eesti meister, praegu tabelis esikohal olev sats, kelle vastu oleks vaja iga viimast kui meest, alustades Albert Prosaga, kes Saksamaal testimisel on see nädalal olnud. Kus on Albert ja kas ta on homme kohal? Albert peaks praegu lendama just tagasi ja ma väga loodan, et ta on homme olemas ja rivis, et Albert oli terve nädal Saksas testimisel ja et täpne tagasiside tuleb järgmise nädala alguses, kuidas tal läks ja mis edasi saab, aga täna peaks ta praegu lendama tagasi juba Eesti poole, et peaks olema õhtul Eestis ja homme loodetavasti väljakul ja loodame, et lisab neid kilomeetreid sulle sinna. Kontole lisada. Ülejäänud meeskond on mingisugust olulisi vigastusi kimbutamas enne homset mängu? No nüüd on tegelikult just paar poissi nagu terveks saanud, et Artur Pikk on tagasi rivis, Kaspar Kaldoja, kes siin näitis mingid mängud vahele, on rivis nagu, et selles mõttes kaitseliinis on nagu natuke käike juures, et mis on nagu positiivne, aga siin Heiko Tamm, kellel oli vahepeal väike pisivigastuskimbutus, on tagasi, nagu peaks olema täitsa terve, nii et enam-vähem on ütleme natuke rohkem materjali treeneritele valida üle tükka, et vahepeal siin paar mängu hakkas juba pinkõredeks jääma, et vigastatud oli 6, 7, 8 mängijat, et nüüd on siit nagu tagasi tulnud, et see on nagu positiivne. Kui nüüd kaamera näitab, siis seal on Tammeka esindusmeeskond, nemad jooksevad homme algusega kell 2 Tallinnas Flora vastu väljakule. Seda mängu on võimalik näha ka TV6, tegemist on telemänguga, tõenäoliselt siis kas Ott Järvela või mõni teine kujundrääkija seda kõik Eesti rahvani ka toob. Aga milleks olen mina selga pannud juba sellise kerget sportliku riietuse ja seda oleme teinud sellepärast, et anda nüüd pidulik avalöök jooksukampaaniale. Nimelt siitpoolt sinnapoole mõõtes on siin enam-vähem täpselt 100 meetrit, mille ma kavatsen läbi joosta selleks, et anda juba natukene krediiti Tammeka palluritele ja selleks, et anda iseendale ka tunnetust, et mis pagana värk see jooksmine ikka täpselt on. Usain Bolt, hoia alt. See oli 100 meetrit, aga minu arvutuste kohaselt järelejäänud 12 meistriliiga mänguga Tammeka on seni keskmiselt löönud 1,5 väravat mängus, teisisõnu 18-20 väravat, teisisõnu ma pean jooksma 100 kilomeetrit. Ehk siis umbes 100 või 1000 korda nii palju, kui ma praegu jooksin. Toidlad pihku ja Tammeka homme mängib kell 2. Telekas näeb seda ka, Flora vastu, nii et toidlad neile ka pihku.